Tere siit Euroopa Parlamendi Strasbourgist on rõõm kõiki tervitada. On 12. märtsi õhtupoolik kell 4 kohaliku aja järgi. Eestis on juba kell 5, nii et inimesed peaksid saama töölt koju. Alustuseks tuletan meelde, mis toimus tänasel kuupäeval 91 aastat tagasi, nimelt 12. märtsil 1934, kui pandi toime riigipööre Pätsi, Laidoneri ja August Rei poolt. Selleks, et hävitada vabadussõjaliste liit, kes oleks järgneval kuul aprillist 1934 ülekaalukalt võitnud Riigikogu valimised ja teinud kogu selle partei maastiku toonases Eestis korda. Sest olgem ausad, ega siis toonane olukord oli sarnaselt hull tänase olukorraga, kus käib üks lehma kauplemine, onupoja poliitika, varastamine, susserdamine ja slikerdamine. Ja just nimelt seda tahtsid korda teha vabadussõjalised, kellest umbes 500 inimest pandi kahjuks vangi ja mille tulemusel nende juhtisik Artur Sirk tõenäoliselt tapeti poliitilise politsei agentide poolt Pätsi käsul 1937 Luksemburgis Echternachti linnakeses, kus on mul plaan minna ka oma abilistega aprillikuus ööbima samasse hotelli, mille rõdult ta siis ametlikult alla hüppas, kuid tõenäoliselt alla visati või lükati. Ja siis ma muidugi aprillis, kui ma seal olen, annan kindlasti ülevaate sellest linnakesest ja kohapealsest olukorrast. Aga just nimelt siis tänasel kuupäeval 91 aastat tagasi pandi toime riigipööre, millest siiamaani tänase päevani ei taheta väga avalikult ja ausalt rääkida ja nentida tõsiasja, et suuresti see riigipööre pani alusega hääletule alistumisele 39. aastal ja 1940 juunipöördega. Nii et alati on sellise demokraatia tapmisel omad tagajärjed, mille tulemuseks võib olla ka riigi kaotamine ja 10 000 inimeste saatmine Siberisse ja tapmine siis okupantide poolt. Kuid rääkides plenaaristungitest, täna on kolmapäeva õhtupoolik, enamjaolt hakkavad istungid läbi saama, homme on veel mõned üksikud debatid ja hääletused, kuid põhiasjadest, mis on siin toimunud, saame teha kiire kokkuvõtte ülevaate. Eile ehk teisipäeva hommikul siis põhidebatt keskendus Euroopa kaitsevõimele ja Ukraina toetamisele. Nimelt siis möödunud nädalal Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tuli välja ettepanekuga Rearm Europe ehk et siis Euroopa taasrelvastamine, mille plaan oleks siis umbes 800 miljardit eurot suunata Euroopa kaitsesse, mis esmapilgul ei tundu üldse halb plaan, ausalt öeldes. Kuid selle plaanil on kaks osa. Nimelt 8 miljardist 150 miljardit läheks otse Euroopa kaitsevõimesse, kas selleks piiride väljaehitamine, infrastruktuur, luure võimekuse tõstmine Euroopas laiemalt ja umbes 650 miljardit eurot antakse võimalus liikmesriikidel laenata. Ehk et Euroopa Komisjon võtaks hiigellaenu, mis tähendab tegelikult rahatrükki ja siis liikmesriigid saaksid läbi Euroopa Komisjoni laenata endale sobiva summa, ma ei tea, miljard, 10 miljardit, 20 miljardit, mis ei läheks siis eelarvereeglite alla, ehk et eelarvereeglid lõdvendati, et siis erakorralised kaitsekulud ei ajaks lõhki eelarve piiranguid, mis on Euroopa Liidus sätestatud ja siis, et ka nüüd Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid laenata läbi Euroopa Komisjoni madalama intressiga laenu, mis sinest ei ole ka halb plaan, et kui riigid tahavad laenu võtta, saavad see teha madalama intressiga ja need ei lähe eelarvepiirangute alla. Ei ole halb plaan, aga see, kas nüüd riigid seda kasutavad, omaette küsimus. Holland juba teatas eile vist või üleeile, et Holland selles plaanis osaleda ei soovi. Kindlasti on veel Lääne-Euroopa, Lõuna-Euroopa riik, kes ütlevad, et nemad ei taha laenu võtta kaitsekulude tõstmiseks. Ja see on ka inimlikult arusaadav, sest et nagu me ikka peame nentima, et väga kaugematel maadel on teistsugune arusaam julgeolekust ja ilmselgelt nad ei saagi ega ei peagi ju 100% mõistma seda julgeolekupilti, mida meie näeme Eestis või mida nähakse Lätis, Leedus, Soomes, Poolas. Nii nagu meie ei näe Kreeka tunnetust Türgisse või itaalaste muret Lampedusa saarele saabuvate immigrantide pärast. Lihtsalt ongi erinevad riigid. Aga see, et see võimalus riikidel on olemas, ei ole halb plaan. Aga debatt oli seinast seina, seal oli hulle, oli mõistlikke mõtteid, seal ikkagi nii vasak kui paremast, kõige äärmisest servast. Inimesed muidugi rääkisid seda, et mismoodi tuleb rahu tagada, tuleb rahu kokkulepet teha, mitte sõdida. See on niisugune infantiilne jutt nagu Neville Chamberlain 1938 tegi diili Hitleriga, et nüüd on Euroopas rahu tagatud, kuid aasta hiljem läks lahti juba teine maailmasõda, nii et miljonid tapeti. Ja umbes sarnast retoorikat räägivad siin vasak ja parema kõige äärmise serva esindajad, et Venemaaga tuleb kokkulepe teha,
olen muidugi vaadanud, et seda juttu räägivad ka mingid sotsiaalmeedias kõvad kommentaatorid, julgeolekueksperdid, tarkpead, kes räägivad, et tühja see Ukraina, parem teeme rahu kokkuleppe, ärme sõdi. Et noh, eks neid on, ütleme, tõesti rumalukesi, kes seda juttu ise päriselt ka usuvad ja muidugi ka kasulik agente, kes ilmselgelt üritavad siis avalikku arvamust kujundada selle narratiivi järgi, et tegelikult Venemaa on hea sõber, aga meie oleme kõik pahad, kes ei taha siis hea naaberlikult läbi saada. Noh, see on umbes sama asi nagu mõni Riigikogu liige nagu Varro Vooglaid või mõned veel räägivad, et Eesti peakski võtma ikka hea naaberlike suhete suuna ja hästi läbi saama, mitte siis tüli norima. Et noh, see lihtsalt, sellised seisukohad eiravad reaalpoliitikat, eiravad ajalugu, ajaloolisi kogemusi ja noh, see eirab üleüldse ka sellist, ütleme nagu common sense'i, nagu ütlevad britid, et common sense on siiski see, et olgu selle Venemaa riigi nimi, mis ta on imperialistlik, ilmselgelt meie oleme nende mõjusfääri tahetud tagasi nende poolt ja seal meie huvid ristuvad, sest meie ei taha nende mõjusfääris olla. Nii et see on olnud meil sajandeid kestev võitlus selle eest, et millisesse mõjusfääri või millile poolele me kaldume. Ja see on ka Venemaa ambitsioon täna täiesti ametlikult avalikult olnud. Nad ei ole loobunud mitte üheski oma eesmärgiks, milleks on olnud Ukrainas valitsuse väljavahetamine, nende neutraliseerimine, nende kaitsevõime hävitamine, et neil võib olla ainult piiratud väikene sõjavägi. Samamoodi nende ametlik eesmärk on olnud see, et NATO peaks minema tagasi 97. aasta piiridesse ehk et kogu Ida-Euroopast peaks riigid NATOst välja visatama. Ja me teame, mis seal on eesmärk. Eesmärk ei ole mitte see, et tagada oma julgeolekut, sest äkki NATO ründab Venemaad või Eesti Kaitseliit paneb padavai ajama Kremli peale, vaid eesmärk on ilmselgelt kogu maailma poliitika ümbermängimine, mõjusfääride ümbermängimine ja Venemaa mängimine tagasi suurjõuks Hiina ja Ameerika Ühendriikide kõrvale. See on tegelik eesmärk. Ja probleem on selles, et meie oleme selles regioonis, kus me võime sattuda menüüks laua peale, mitte et me oleksime ise laua taga. Aga niisugust seisukohti ka väljendati eilsel debatil, mis oli suht haiglane kuulata. Aga oli ka mõistlikke ettepanekuid, aga samas oli ka teises äärmuses ettepanekuid, nagu siin EPP ehk Euroopa Rahvapartei president Manfred Weber rääkis. Muideks sinna EPP-sse kuulub Eestis siis Isamaa ja nende kaks esindajat Jüri Ratas ja Riho Terras. Siis selle EPP president rääkis, mismoodi on vaja Euroopa ühist armeed, kus sõdurite käisel on Euroopa Liidu lipukene. See on teistpidi jällegi äärmusföderalism, mida siis EPP eile esindas. Fakt on see, et fakt ongi see, et föderalistid üritavad kasutada igat kriisi oma huvides ära. Sama asi oli Covidiga, et kui tulid majandusraskused, siis tuli kohe föderalistlik suund välja. Nüüd me peame rohkem integreerima, föderaliseerima, rohkem võimu on Euroopa Komisjonile, sest muidu me ei saa üldse muresid lahendada. Sama asi on praegu julgeolekuga, et üritatakse jälle föderaliseerida, kuid ma loodan siiralt ja ma arvan, et ega see väga hästi läbi ei lähe, sest kaitseküsimustes on siiski liikmesriigid väga tugevalt suunatud oma enda riiklikele huvidele. Küll aga mida peaks Eesti tegema, loomulikult me peaksime rohkem siis ühtlustama kaitsehankeid, sõjaväelisi väljaõppeid Läti, Leedu, Poola ja Soomega, sest meie piirkonna huvid on täpselt samad, meie julgeoleku hinnang on sama, meie arusaam Venemaa olemusest on sama. Ja kui näiteks 5 riiki, Baltikum pluss Poola, Soome kokku panna, siis me räägime ikkagi umbes siin circa ligi 60 miljonist inimesest regioonis, kes elavad. Kui paneme Rootsi veel juurde või mõned teised riigid, siis on veel rohkem. Nii et see on juba väga tugev kaitsevõime, mida niisama murda on võimatu. Aga selleks peaks tänane Eesti valitsus reaalselt tulema plaaniga välja, et me tahame ühe laua taha tuua Soome, Läti, Leedu ja Poola, ka Rootsi, et teha oma julgeolekusfäär, oma julgeoleku kokkulepe, et me suudame opereerida iseseisvalt oma riikide vahel, kui mingi oht meid ähvardab. Igastahes selline debatt oli, väga põnev oli. Siis olid hääletused, mõned suht mõttetud hääletused. Täna olid hääletused näiteks raportite üle, mis räägivad siis Euroopa kaitsevõimest, Ukraina toetamisest, suhteliselt mõistlikud paberid, natuke seal mingit föderalistlikku jama oli ka sees, aga üldpildis oli selline tasakaalukas ja mõistlik. Ja siis täna toimus meil ka raadiodebatt Vikerraadio reporteritunnis, nimelt siis ajakirjanik Arp Müller tuli Strasbourgi, kuhu ta ikka tuleb iga mõne kuu tagant, et teha siit siis debatt. Tänases debatis osalesid peale minuga Sven Mikser, Jüri Ratas ja Urmas Paet.
noh, põhiteema oli loomulikult Euroopa kaitsevõime, miks Euroopa on aeglane, miks pole varem midagi tehtud, miks siis alles nüüd, eile Ursula von der Leyen rääkis oma suures kõnes, et nüüd me oleme ärganud, et Venemaa vastu saab ainult jõuga, me peame tegutsema. Ja noh, selles raadiodebatis ma ka tuletasin meelde, et vabandust, et Saksamaa kaotas ajateenistuse aastal 2011, kui Saksamaa valitsuse kabinetis oli ka Ursula von der Leyen ise ja kogu see Bundeswehri hävitamine toimus Angela Merkeli juhtimisel. Et seega, kui täna nagu need samad inimesed, kes on suuresti süüdi Euroopa kaitsevõime, näiteks eelkõige Saksamaa kaitsevõime hävitamises, tulevad rääkima 180 kraadi teistsugust juttu, siis see lihtsalt on õõnes, see ei ole usutav. Ehk et need inimesed, kes on ise vastutavad ja süüdi selles jamas, nad ei peaks olema Euroopa Komisjoni presidendid ega kuskil mingi juhtimispuldi juures, vaid nad peaks olema kas erasektoris, pensionil või isegi mõndade kriminaalsete tegudest vangis. Aga täna me oleme olukorras, kus jama tekitajad on ise justkui siis lahenduste väljapakkujad. Aga kõigest sellest saate ka järgi kuulata Reporteri tunni siis debatis. Kes ei kuulanud, siis saab minna Vikerraadio kodulehele ja kõik see on järele kuulata väga kenasti. Homme ehk neljapäeval tulema tagasi taas Eestisse rõõmsalt, et olla nädalavahetus Eestis. Kevad on saabumas, loodame, et see teeb tuju kõigil paremaks. Eestis olukord iseenesest ei ole midagi palju paremat. Mul on küll natukene hea meel, et sotsialistid visati Eesti valitsusest välja, sest et ei ole kahjulikumat elementi ausalt kui ikkagi üks korralik sots, kes on punane ja vasakpoolne. Aga kas sellest läheb midagi Eestis paremaks? Ilmselgelt ei lähe. Ehk et Reformierakonna teerull jätkub. Ja lootust paremale tulevikule on väga raske näha. Esimene lootus, mis saab tekkida, on ehk oktoobris kohalikel valimistel, kui valijatel on võimalik karistada Reformierakonda, Eesti 200 sotse ja kogu seda kampa, kes on konkreetselt süüdi täna nendes tohutus maksutõusudes, inflatsioonis, inimeste vaesumises, demograafilises kriisis, julgeolekukriisis. Kohalikud valimised ei muuda küll Stenbocki maja peremeest, aga see annab vähemalt selge signaali, et ühiskond ei ole sellega nõus, ei ole sellega rahul ja et ühiskond ja inimesed ei anna alla, ei löö käega, ei loobu, sest me kõik ju räägime ikkagi Eesti riigi ja rahva tulevikust. Ja selle pärast tuleb meil kõigil pingutada. Kohtume umbes taas nädala pärast Brüsselist Euroopa Parlamendis, seniks aga jõudu ja eksu kõigile ja liituge Keskerakonnaga ja toetage loomulikult Keskerakonda ka rasketel aegadel selleks, et Keskerakond saaks toetada teid. Aitäh!